Hei, minu ja Malli reis Varssavis, pildid. Meie esimeseks suuremaks vaatamisväärsuseks oli kultuuri ja teaduse palee ehitatud 1955. aastal neostalinistliku stiiliga. Tegime pilte nii eest kui ka tagant. Ning ka pilt tänapäeva huvitava arhitektuuriga kõrghoonest. Pärast liikusime ringi turul ja parkides, leidsime kuju Boksijast ja siis algas juudi ajalugu tutvustav giidiga tuur. Kõndides giidiga linnas näidati meile maju, kohti ja pilte holokaustist ja teisest maailmasõjast. Saime teada juutide aktiivsest rollist linnaelus nii headel kui ka halbadel aegadel. Sellel pildil on näha juudi silla asukohta. Ja meie tuur lõppes Poola juutide ajaloo muuseumi juures. Monument geto kangelastele. Söögiaeg. Mall oli teinud tublisti kodutööd. Nimelt leidis ta huvitava restorani, kust saab proovida poolapäraseid sööke. Kõigepealt proovisime tartarri. Mulle see välimus väga ei meeldinud, aga maitse oli okei. Ja siis veel muid liharoogasid. Lõpetasime õunapirukaga. Kui kõhud olid täis, suundusime Malli valitud hotelli. Enne seda veel mõned klõpsud kevadisest loodusest. Ja see oli siis meie tuba. Õhtuks jõudsime vanalinna. Vanalinn on ümbritsetud keskaegsete linnamüüridega. See on taastatud 13. kuni 20. sajandi hiilguses pärast teist maailmasõda, mil see oli tugevalt kahjustatud. Leidsime sealt ka tehispalmipuu. Enne Chopini kontserdile minnes turgutasime end erinevate kokteilidega erinevates baarides ja tegime ka palju pilte ja arutasime erinevatel teemadel. Chopini muusikat esitas keegi häbelik meesterahvas, aga klaveril oli ta üliosav ja tegelikult meile väga meeldis. Ja siis tagasi baari, sest Mal tahtis kohalik õlut ka proovida. Järgmine päev sõitsime trammiga Milanovi palee juurde. Aga enne croissant ja kohvi. Milanovi palee on üks Poola olulisemaid monumente. Tegemist on barokkstiilis võluva paleega. Ümbertringi sulandus ta hästi kokku selle ümbritseva looduse ja väga hästi hooldatud parkidega. Palee sisemus on rikkalikult kaunistatud ja iga tuba rääkis oma lugu.
Terve Varssav oli õitsevaid magnooliaid täis. Korra sattusime ka kaubanduskeskusesse teistpoolt Varssavi ja pärast seda käisime veel söömas. Liikusime ringi vanalinnas, ostsime koju kaasa nänni ja tegime ühed boobad. Mall leidis ka ühed värvilised kunstiteosed kohalike inimeste käest ja siis oligi aeg tagasi suunduda bussi peale.